5 venda praegu. Evakuatsiooniõppused toimusid kõikides Naiskodukaitse ringkondades, mõnes suisa või isegi 3 punkti ja nõnda oli siis meil kokku 18 evakuatsioonipunkti üle Eesti ja nad hõlmasid kokku 1800 inimest. Nendest siis umbes 300 olid evakueerijate rollis ja 1500 siis evakueeritavat. Nende hulgas oli nii naiskodukaitseid, ka kaitseliitlasi, mõningatel juhtudel ka kohalikke elanikke ja ka hästi palju lapsi, nii meie oma liikmete lapsi kui siis Kaitseliidu noorteorganisatsioonide lapsi. Me oleme Rääma koolis, kus Naiskodukaitse korraldab oma esimest evakuatsiooniõppust Pärnumaal. Ja meil on siis kasutada need naised, kellel ei ole veel muud eriala, ehk siis kõik täiesti uued inimesed. Evakuatsioonis osalevad kaitseliitlased, kes on siis natuke kõrgemas eas ja meie enda naised, kes on lastega, kes ei saa metsas õppustel käia. Et nemad on siis evakueeritavad ja evakuatsioonitiimi kuulub umbes 10 inimest. Inimesed tulevad, kuna meil on politseiga koos õppus, siis politsei kõigepealt teab esimese reha ära ja korjab välja need, kes on siis välismaalt tulnud pagulased ja kes on Eesti inimesed, saadetakse meie juurde. Et politsei roll on siis tuvastada need välismaalased isikud, kas neil on Eestis seaduslik alus siin viibimiseks ja siis teha vastavad menetlustoimingud. Kui nüüd tegemist on isikuga, kes vajab kaitset, siis me võtame vastu rahvusvahelise kaitse taotluse, mis siis edasi läheb siis menetlusse. Ja teine variant on siis see, et kui on tegemist välismaalasega, kellel siis Eestis puudub seaduslik alus, viime läbi siis illegaali menetluse ja isik siis kas saadetakse riigist välja või tehakse tal vabatahtlik lahkumisettekirjutus, näiteks kas 7–30 päeva, et me anname isikule aega siis Eestist lahkuda. Isiku ütluse, dokumendid, kõik muud tõendid, mis isikul on kaasas, et selle alusel me isiku siis tuvastame. Et täna meil on mängus siis sellised kaardid, kus iga isik saab, kes on nagu mängija, saab sellise spetsiaalse teemakaardi, kus on siis tema isikuandmed, tema mängukava, mida ta peab tegema ja vastavalt sellele siis ta käitub. Eks sellel evakuatsioonil oli mitu eesmärki, et ühelt poolt me harjutasime läbi selliseid kindlaid protseduure, et kui ka reaalelus on tarvis evakuatsioonipunkti üles panna, et kuidas seda tööd siis seal koordineerida, alates sellest, et kui inimesed tulevad, kuidas sujuvalt korraldada nende registreerimine, nende siis tegevustesse juhatamine, ka igapäevaste vajaduste tagamine, et oleks toitlustus tagatud, kus toimusid mitmepäevased evakuatsioonilaagrid, et seal majutusküsimused, esmaabi, ka psühhosotsiaalse esmaabi võimalused. Et see oli siis üks asi, et kus me siis harjutasimegi kindlaid protseduure evakuatsioonipunkti läbiviimiseks. Meil on need inimesed tulnud suure veeuputuse pärast, nagu Pärnus on ka olnud varem. Välja on kuulutatud hädaolukord ja me saame neid värvata endale appi. Kohe pärast tervisekontrolli vaatamine, kas nad oskavad midagi teha, kas neil on kogemust. Ja kui on, siis me rakendame nad tööle. See on haiged ja kes midagi teha ei saa ja kes saavad lihtsalt puhkealale ja kes lähevad siis lastealale, sest ka lapsed on kaasas ja lastega on vaja tegelda. Päris paljudes kohtades oli tegelikult siis niimoodi see lahendatud, et naiskodukaitsjatel ja kaitseliitlastel, kes olid kaasatud siili põhiüksustes, pidid välja minema, et neil olid võimalik oma lapsed siis evakuatsioonilaagrisse tuua. Lapsed olid hoitud ja nendele oli mõistlik tegevust pakutud, et see oli siis see lisaeesmärk. Nõnda oli siis täiskasvanutel organisatsiooni liikmetel võimalik siilil osaleda. Teine eesmärk oli meil see, et kui me juba oma liikmed ja ka oma noorteorganisatsioonide liikmed kokku võtame, et siis me ei taha mingil juhul nende ajaressurssi raisata, et me siis ainult ei harjuta oma protseduure, vaid me vaatame ka sellest vaatepunktist, et need, kes tulevad evakueeritavateks, et nendel oleks siis piisavalt väljakutseid ja võimalust ka siis ise õppida. Nii et selle tarvis oli meil siis tehtud punktides erinevad õpitoad, samuti olid koostööpartnerid kaasatud, et Päästeamet, politsei tegid mitmel pool siis erinevaid õpitubasid nii lastele kui täiskasvanud.
Siin on siis praegult Siili õppuse meditsiiniruum, nii et siin me siis tuvastamegi inimeste vigastusi ja anname neile meditsiinilist abi. Abi saab vigastuste puhul alates marastustest, päikesepõletustest ja nii edasi. Meie hoolitseme patsientide ees, kuni neil on hea olla ja anname neile piisavalt spetsialiseeritud abi. Meil on siin kohapeal lisaks meile meedikutel on ka olemas teoloog, kes pakub ka psühhosotsiaalset esmaabi. Kes te olete ja mis probleem teil on? Mina olen Maret. No mina olen Teele. No aga vaadake, meil kästi ära tulla ja Kilbu ei ole üldse Kus veel kohast teil kästi ära tulla? Kodust. Ja kus te elate? Praekülas. Jah, mitte keegi ei kuule. Tõesti, me võime käia ise ära praegu, kui Jah. meid välja lastaks. Teie Kilbu ei kao kuhugi. Saate anda pea astu nii kaua selles külmas vees, see on ei mõista. No vot, siis tuleb selgitada, mis olukorrast on. Minu tänane ülesanne siin evakuatsioonipunktis on kriisiabi andmine vaimulikel ja muudel teemadel, kus inimesed hingeabi vajavad. Kriisiolukorras tulevad niisugused imemured välja. Tavalises eluolukorras on elu lähedasemad need mured ja abi ka selles mõttes nagu praktilisem või nagu loogilisem. Ma olin pikali mahas, seal kõik läksid ära 5 minutit, ma olin ilma järelevalveteta. Peamine oli see, et proovida ära kõikides kohtades, et kõik meie inimesed saaksid selle kogemuse, et nad teaksid, mis asi see evakuatsioonipunkti ülesseadmine üleüldse on, et millised on need peamised protseduurid, mida seal teha ja ma ütlen, et selles mõttes läks kõik väga hästi, et kõik need punktid toimisid, kõik need asjad, mis olid ette nähtud, need ka tehti. Minul on küll täna see kindlus olemas, et need naiskodukaitsjad, kellel samal ajal tegelikult ei ole siis Kaitseliidu üksusega seotud ülesannet, et need naiskodukaitsjad on täiesti olemas, neil on see tahe olemas, et seda ülesannet täita ja nad soovivad ka seda valdkonda arendada. Ma loodan küll, või õigupoolest olen üsna kindel, et evakuatsiooni temaatika on naiskodukaitse jaoks tuleviku temaatika ja me lähme sellega kindlasti edasi. See on eestlaste sektor. Jah, on see pannud ette Kaitseliidu. Väsvärk, meil on oma lint. Paigas.